Kas see ajab teid hulluks, kui te ei leia oma töökojas või paigaldusel midagi? Ausalt öeldes, see ajab mind hulluks. Ja kõige rohkem olen ma enda peale vihane, et ma ei suuda oma töökojas asju kord ja igaveseks korda seada. Ilmselt seetõttu, et korraldajate kastide, kohvrite, konteinerite ja kottide valik on nii mitmekesine, et selles on raske orienteeruda ja kartuses, et ma ei vali midagi sobimatut, hoidsin ma kinnitustarvikuid, veel hiljuti kohvipurkides. Tere, minu nimi on Tom Skrzensk ja ma mäletan väga hästi aega, mil isetegemise korraldajate tipuks olid moosipurkide kaaned, mis olid kruvitud mõne kapi alumisele küljele. Kuldsed tšehhi käed. Noh, õnneks on see aeg möödas. Väärikad asendused moosipurkidele on saadaval tohutul hulgal erinevates variantides. Materjali, värvi, suuruse ja teostuse valik on ainult meie enda teha. Oma kogemuse põhjal lubaksin endale 2 tähelepanekut. Väga praktiline on, kui kogu korraldajat või vähemalt mõnda selle osa saab kaasa võtta väljaspool töökoda. Lisaks korraldajatele, mis on kindlalt seinale riputatud või lauale asetatud, on olemas ka kaasaskantavad tüübid, millel on lisaks veel eemaldatavad sahtlid. Ja parimad on eraldi suletavad sahtlid, mida saab vööle riputada. Loomulikult peaks materjal olema vastupidav ja samas läbipaistev, et saaksime ülevaate sahtli sisust. Kui korraldajad on mõeldud väikeste osade, komponentide ja kinnitusmaterjalide jaoks, siis kastid suudavad mahutada suuremaid asju, nagu elektritööriistade tarvikud, aga ka valgusallikad, elektrotehnilised ja paigaldusmaterjalid, värvid ja liinianumad ja nii edasi. Nende ülesanne on aga põhimõtteliselt sama, nimelt töökoja varustuse ülevaatlik ladustamine ja kaitse tolmu eest. Seetõttu on need enamasti valmistatud läbipaistvast plastist, mis on tugevuse tagamiseks erinevalt profileeritud. Profiilid tagavad samal ajal võimaluse ühendada mitu sama tüüpi kasti mingi lukuga või vähemalt võimaluse kastid virnastada. Isiklikult eelistan ma pigem üksikute kastide eraldi hoiustamist, sest kõige alumise kasti kättesaamine, kui neid on mitu üksteise peal, on tõeline katsumus. Kui te siiski soovite kaste virnastada, siis hankige sellised, millel on külgmine avaus. Huvitav tüüp on kokkupandav kast, mis kokkupandud olekus võtab minimaalselt ruumi, kuid samas saate lihtsalt ja kiiresti kuni 30 liitri mahuga hoiuruumi, lisaks keeratava kaanega. Ideaalne autosse ja kaugeltki mitte ainult tööriistade jaoks. Lubage mul jagada kohvreid 2 põhiliigiks. Esimene tüüp on kõvakestaga kohvrid ja kohvrikesed, mis meenutavad meie reisivarustust. Nende sisemist mahtu saame kasutada täiesti oma äranägemise järgi. Teine tüüp on kohvrid, mis ühendavad kastide mahutavuse korraldajate ülevaatlikkusega ja lisavad sellele lihtsa transpordivõime. Kohvrid, olenemata kujust ja suurusest, iseloomustab eelkõige mindikäepide ja sageli ka ratta. Esimene mainitud tüüp hõlmab kohvreid ja kohvrikesi erineva mahutavuse ja proportsioonidega, nii et saame valida kõige sobivama konkreetse vajaduse jaoks. Praktiline on, kui need on varustatud kummitihendiga vee sissetungi vastu ja silmadega tabalukkude ja plommide jaoks. Suurematel variantidel on lisaks kokkupandavale käepidemele ka väljatõmmatav sang ja veorattar. Kõrge tugevuse ja pika eluea tagab kvaliteetne plast, nagu polüpropüleen. Veekindlate kohvrite osaks on ka ventiil, mis kõrvaldab ülerõhu või vastupidi alarõhu kaane sulgemisel või avamisel. Veekindel kohver võib samuti teenida õrna elektroonika, turvaliseks hoiustamiseks nii kodus kui ka reisil. Kohver võib aga olla ka omamoodi hübriidkasti ja organiseerija vahel. See tüüp on kõige levinum käsitööliste, kodumeistrite ja isetegijate seas. Niipea, kui mul on vaja töökojast välja minna kuhugi paigaldustööle, täidan selle tööriistade, kinnitusmaterjalide ja igasuguste tarvikutega. Kohvritele on tavaliselt peamine jagamata sahtel, millel on väikeste esemete jaoks mõeldud vahetükk. Nende hulka kuuluvad ka suletud korraldajad, mis on kas kohvriga kindlalt ühendatud või eemaldatavad. Tavaliselt on hea omada mitmeid erinevaid kohvreid, sest varustuse koosseis varieerub sõltuvalt tööliigist, mis meid ees ootab. Aga mõnikord vajan ma piltlikult öeldes poolt töökoda. Siis on kasulik midagi mahukamat. Ja kõige parem, kui see on ratastel, sest täidetud kohver kaalub isegi 10 kilogramme. Kõik ühes. Nii saab iseloomustada modulaarseid süsteeme, mis meenutavad mobiilset töökoda. Koostise saame kokku panna vastavalt vajadusele. Me ei pea seega kaasas kandma pooltühje kaste, vaid ainult neid osi, mida täidame. Selline konteiner võib toimida ka hoiuruumina töökojas, nii et me ei pea seda iga kord täitma ja siis jälle tühjendama. Vastupidi, meil võib alati olla kõik vajalik käepärast ja samas kohas, nii töökojas kui ka välitingimustes. Alternatiiviks kohvritele on tööriistakotid. Traditsioonilistele nahast kottidele pakuvad tänapäeval konkurentsi vastupidavast tekstiilist kotid.
Need on kerged ja tühjana väga kompaktsed. Neid on mugav üle õla kanda ja nad kohanduvad kujuga paremini kui kohvrid. Kuigi need ei kaitse sisu nii nagu kõvakest, on need väiksemateks paigaldusteks ideaalsed. Piisab, kui valida suurus ja kuju kas üheruumiline või paljude taskute, aasade ja väikeste taskutega, lihtsad või polsterdatud kotid. Eraldi tüübiks on vöökotid, mis meenutavad taskukotti. Põhja-Ameerika puusepad ei saa ilma nendeta hakkama ja ka meie käsitöölised hakkavad neid hindama. Isiklikult olen sellist vööd kasutanud juba aastaid ja ei suuda sellest loobuda. Ja taas on meil valida naha või sünteetika vahel, erineva arvu ja suurusega taskute vahel ning kujuteldava tipu moodustavad kotid polsterdatud vöö ja õlarihmadega, et tööriistade kaalu jaotada. Kokkuvõtteks. Pole põhjust, miks peaks töökojas olema kaos ja välitöödel pidevalt midagi otsima. Võib-olla aitavad minu näpunäited teil leida sobiva hoiustamissüsteemi, olgu see siis töökoja või välitööde jaoks.